Ja, et siin just Jumal pani südamesse natuke jagada ka seda, et paraku, et ma jagasin, et tänapäeva kristlased ja kristlased natukene vaimselt nõrgad. Aga miks on nõrgad? On sellepärast, et ei ole olnud survet. Ei ole olnud, et me saame tugevaks siis, kui tuleb mingi surve. Aga vaata, meil on meditsiiniline abi, meil on toit, on külluses, rahuajad, on sotsiaalabid, on, kõik on olemas ja meil pole otseselt vaja. Mõtle, kui me võtame selle kõik ära. Võtame ära kõik sotsiaalabid. Võtame ära, et enam poes süüa ei saa. Võtame ära, et sõda on. Võtame ära, et riigil pole raha, et anda toetusi enam. Ja nüüd on see koht, et see tõesti, see näitab tegelikult, et vau, et Jumal, ma oleks pidanud otsima sinu riiki esimesena, ma oleks pidanud panema effort. Nüüd me peab hakkama treenima, vaata, me juba praegu treenime seda ja praktiseerime, siis kui rasked tulevad, me oleme tugevad. Ja ma just rääkisin kunagi, siin oli üks Jaani tuli, oli aastaid tagasi, kui ma veel noor ja nii ilus ei olnud veel, aga nagu ma praegu olen ja nii tugev ei olnud, nagu ma praegu olen. Ma olin noor ja oli nagu võistkonnad tehti, siuke üritus oli, külaüritus oli ja mina ütlesin oma võistkonnad, ma olen esimesena jooksma, see oli see, et ma olin siis ka võib-olla kaptenid ei olnud tookord, aga seal oli see, et see oli 800 meetrit joosta, aga oma kujutlusvõimes maailmas ma olin tugev, ma olin noor poiss, ma olin võib-olla 22-23 aastat vana siis ja et ma lähen jooksen, teen ära, ma olin sõjaväes olnud just mõni aasta tagasi, 18-19 sõjaväes, loomulikult ma olin tugev jooksja, ma võitsin kõik ära tol, meil oli 30 poiss oli ja teisel nädalal tehti katseid ja ma olin sellest 30 poisist kõige tugevam, ma tegin kõige parema tulemuse kõiges, meil oli 1 miili jooks oli, see 1,6 kilomeetrit, nagu ma jooksin kõige kiirem kätte kõrd, ma tundsin, et ma olen, aga ma elasin selles samas kujutlusmaailmas, et ma olen veel tugev. Ja kui ma jooksma läksin, ma jooksin 200 meetrit, jooksin hästi ja siis mis juhtus, kuna ma ei olnud trenni teinud ja ma ei olnud harjutanud, mu lihased, mu kõik oli nii nõrk, et mu jalad täitusid piimhappega ja tänu minule siis meie meeskond kaotas. Sest kui mina jõudsin lõpuks finišisse, olid teised juba viimase paari saatud välja. Miks? Sest mu jalad ei liikunud, sest ma elasin kujutlusmaailmas, ma olen tugev tegelikult. Miks ma ei olnud trenni teinud? Või ma mäletan seda kunagi, kui see oli siis natuke juba hiljem, 2000 aastal, kui siis ma elasin Iirimaal ja ma olin natuke ülekaaluline ja mõtlesin, et ma hakkan trenni tegema, et hakkan jooksmas käima ja mäletan seda siis tookord ka, et ma läksin jooksin ja siis ma tegin rahulikult, ma jooksin ainult 500 meetrit. Ja ma jõudsin tagasi, istusin diivani peale ja ma mõtlesin, ma suren ära. Ma ei saanud hingata. Ma ei saanud, mis juhtus? Ma polnud harjunud. Mu kopsud polnud harjunud. Mul tekkis hapnikupuudus. Muidugi ma olin juba teadsin, mis juhtus, oli kõik see ja ma ei arvanudki, et ma tugev olin, ma olin 120 kilo. Aga see näitas seda tegelikult, mis juhtub, kui me ei treeni ennast järjepidevalt ja surve tuleb ja surval. Ja kui ette, kui keegi tuleb, ütleb, et sa oled igavene loll. Sa ei meeldi mulle. Mis sa koguduses käid? Ära räägi mulle Jeesus. Vaata, kui surved tulevad, et see ongi see, et me peame olema tugevad tegelikult. Meie rõõm ja rahu ei sõltu inimestest. Olukorras meie rõõm ja rahu sõltub Jumalast. Jah, täpselt. Aga see on see, et me peame mitte iseeneses olema tugevad, vaid me peame tugevad olema Jumalas. Et usaldama, aga see ongi, me peame teadma, mida Jumala sõna ütleb. Sest et me võime isegi tugevad olla, aga kui süüa ei ole, siis Jumal, et kuule, mul on süüa vaja. Mul on kuskilt vaja, poed on tühjad, talud, kõik on tühjad, aga mul on süüa vaja elamiseks. Jumal, sina oled mu varustaja. Ja meil on piiblist näitajad, kuidas varesed tõid või kaarnad rongad tõid süüa inimesele. Samamoodi, aga kui meil on see ainult üks lugu piiblist, tore lugu, siis see ongi, see näitab seda, et me selle asemel seista tugevalt Jumala sõnas usus, me hakkame paanitsema nagu kogu muu maailm. Aga tegelikult me peaksime olema, et ei, me ei hakka, me läheme edasi, me oleme võimsad. Ja see ongi see, et tegelikult ma näen, et kristlik maailm, eriti Euroopas, kus me oleme väga nõrgad. Et kuna ei ole survet, ei ole survet, et
et me peame selle koha pealt haarama kinni, et ma räägin selle koha pealt, et valmistuge ette, tehke oma vaimud tugevaks. Et öelda, et ma olen tugev, ma olen võimas, ei tähenda mitte midagi. Sa saad aru, kui tugev sa oled, kui surve tuleb sinu vastu. Miks inimesed jooksevad ära, miks nad lähevad, teevad teatud otsused, on see, et mingi surve kuskilt tuli. See on see, et haarada kinni Jumala sõnast, haarada kinni, kasvada Jumala sõnast. See on nii tähtis. Sest ma ütlen ausalt, see ajastu aeg, kus me elame Euroopas, kristlased on vaimselt väga nõrgad. Miks nad nõrgad on? Ei ole survet. Meil ei ole survet. Kujuta ette, mõne mõte, miks ei ole survet. Kujuta ette, kui võetakse ära sotsiaalabi. Kõik haigekassad pannakse kinni. Sõda tuleb, su maja pommitatakse maatasa. Inimesele sa ei meeldi, sellepärast sa oled kristlane, räägid neile evangeeliumi. Need surved tulevad kõik. Mis me siis teeme? Kas me ütleme, et halleluja, Jumal, lähme edasi, lähme kuulutame evangeeliumi, oleme. Aga tänapäeval, vaata, see on see üks asi, me praegu ütleme, nagu ma rääkisin, oma kujutlusvõimes me võime öelda, muidugi ma teen seda. Muidugi ma teen seda. Nagu ma ütlesin, oma kujutlusvõimes, muidugi ma lähen jooksen. Ja kui oleks enne jooksmist mulle keegi öeldud, et sa oled nõrk, ma oleks ta välja naernud. Ma oleks öelnud, et mis sa tahad, solvad mind või? Ma pidasin ennast oma kujutlusvõimes kõige tugevamaks jooksjaks sellest pundis seal. Aga tuli välja lõpuks, kui surve tuli ja ma jooksin, ma pidin punase näoga tagasi tulema, häbina tagasi tulema. Miks? Sest reaalsus oli see, ma ei olnud tugev. Sest surve tuli ja surve näitas, et ma ei ole. Ja täpselt surved on need, mis tegelikult näitavad, kus me oleme. Ja ma ütlen ausalt, et see ühiskond, kus me elame praegu, me oleme väga liberaalsed, mida ei tohi olla. Me peame haarama Jumala sõnast kinni, et Jumal, sa oled ustav, sa oled tõeline, sa oled varustaja, sa oled tervendaja. Ma lähen kuulutan evangeeliumi. Inimene, see on see täpselt sama. Mis juhtub siis, kui keegi ütleb sulle midagi halvasti? See on see, et meie rõõm ja rahu ei sõltu inimestest. Meie rõõm ja rahu sõltub meie Jumalast. Amen. Ja see ongi see, et me kõik tahame mõelda, et me oleme tugevad, võimsad, väga hea, see on hea mõte, see on hea algus, aga mis juhtub, kui tõeline surve tuleb? Võta see sama kogudus algusest peale. Siin on olnud selle kogudusel, kurat on seda rünnanud hommikust õhtuni, seda kogudust. Miks see kogudus paneb asju juhtuma Võru linnas, vaimses maailmas? Kurat ei puutu kogudusi, kes ei tee midagi. Ta puutub neid, kelle taga tal on hirm. Ja see kogudus siin Võrus tegi päris korralikult ja ta on saanud räsida seda kogudust. Sest siin koguduses, ma mäletan aegu, kus oli muusikakooli saali teata kõik. Nüüd on ümber ehitatud, tookord tuli ta suurelt, tuli täis rahvast. Aga tuli üks rünnak, inimesed läksid minema. Tuli teine rünnak, jälle kamp läks ära, kolmas, jälle kamp läks ära. Miks inimesed ära lähevad? Tegelikult reaalsus on see, nad ei ole tugevad Jumalas. Nad vaatavad inimeste peale, mitte Jumala peale. Amen. Ja see ongi see, et ka mina olen, miks ma räägin, ka mina läksin ära. Ma läksin ära, sest ma pettusin inimestest. Ma langesin ära Kristusest 90. lõpus ja ma olin eemal mõned aastad Jumalast. Ja kahjuks kurat sai mu kätte nii tugevalt, et ma läksin päris kaugele Jumalast ära, mis läks mulle maksma peaaegu mu elu. Et selle koha pealt, ja siis ma mäletan, kui ma tagasi tulin, siis ma tegin elus otsuse. Mitte kunagi enam ma ei teeni Jumalat inimeste pärast. Vaid ma teenin Jumalat Jumala pärast, kui kõik inimesed langevad ära, kõik inimesed taganevad ära, kõik inimesed keeravad selja Jumalale, mul ei ole seda varianti, mul ei ole seda võimalust. Et me peame olema Jumal. Ja mõni mõtleb, kas võimalusi on meil kõigil. Ja neid võimalusi lüüa käega ära minna, joosta on nii palju olnud. Ja neid tuleb ja kurat tahab neid palju esile. Aga see on üks koht, miks ma räägin seda, me peame vaimselt tugevad olema, sest see ühiskond, kus me elame tegelikult, meil ei ole tegelikult ühtegi tugevat survet. Mine Venemaal ürita evangeeliumi kuulutada. Mine Iraani kuuluta evangeeliumi. Mine ükskõik kuhu, mine Inglismaale kuuluta evangeeliumi.
ma luban sulle, et 5 minutit on politsei on uks sul küljes, paneb sul käed aresti ja viib sul minema lihtsalt puhtalt sellepärast, sa ütlesid, et kellegi Jeesus armastab sind. Iraanis tõenäoliselt lastakse maha selle peale, sa oled kristlane üldse. On see. Ja, need on teatud surved, mis on. Aga teine surve on ka see, näiteks mul oli palju tuttavad Aafrikast pärit. Nad tuttavad, mis teil viga siin on? Mis teil viga, mis teil viigute, virisete? Meil on seal niimoodi, usu Jumalat või sure ära. Kujutad ette? On keegi selles olukorras olnud, usu Jumalat või sure ära? On keegi olnud selles olukorras? Et mul muud varianti ei ole, mul on ainult uskud Jumalat, mul mitte mingisugust teist varianti ei eksisteeri. Meil ei ole seda. Räägime meditsiiniliselt, me saame arstide juurde minna ja on võib-olla ravimad tõved, ometi seal on mingi meditsiin, seal on mingi leevendus, midagi on olemas, aga neil ei ole seda. Neil pole lihtsalt aspiriinigi, mis me võtame poes, võta kuhjaga. Siin on, kellel on kodus valuvaigisti? On kellelgi kodus valuvaigisti, sa võid julgelt öelda, mul on ka kodus valuvaigisti, ma ei eita seda. Aga neil ei ole. Neil ei ole seda võimalust. Või räägime söögiga. Paljud elavad, nad ei tea, kus nad järgpäev süüa saavad. Meie probleemid on see, et me mõtleme liiga palju lolli mõtteid. Me peame võitlema oma mõttemaailmaga võib-olla rohkem. Ja see on ka üks tegevus, mis on võita, aga kui tuleb ka füüsiline tegevus, tuleb see, ma mäletan, kui ma noorem, ma olen praegu ka noor, et suurem osa elust käis selle ümber, et süüa, toota. Oli nii, mäletate? Kes on maal üles kasvanud? Sul oli, tegid põldu, tegid kartult, see oli iga-aastane, sul oli moosikeetmisaeg, sa alati vaatad, sul keldris oleks moosid, kartul, porgand, kapsas, kaalikas, kõik sa vaatasid, sul keldrid, isegi korterelamute keldrid, sul oli alati kott, 2 kartult oli sinna kuskilt varutud. Mäletate neid aegu? See on reaalsus, kellel praegu on seda? Ma tean palju maainimesi, neil pole isegi peenraid enam. Need viisid kasvuhoonet, miks sest poest on palju lihtsam osta tomatit, kurki, kartult. Kuidas ostad Maximast, ostab praegu kartult palju 35 senti kilo. Me läksime ükskord Maximasse, tassime osta kartult, sest reklaamis 8 senti kilo. Jõudsime sinna, ei olnud ühtegi kartult. Et see on see, et rahvas ostis Maxima tühjaks. Ja see ongi see põhjus, miks inimesed, ja vaata, kui me enam ei tee neid asju, kui meil jääb vaba aeg üle, me hakkame midagi muud tegema. Kui me ei hakka panema Jumala sõna ja Jumalat endasse, miski muu täidab selle tühja koha ära. Aga Jumal ütles, et otsige esiti mida? Jumala riiki, teeme õigust, siis kõike muud antakse sulle peale kauba. Ja see ongi see üks asi, mis ma ütlen, mis mul natukene häirib. Ma olen ise usuliikumises, ma olen usuliikumis inimene ja ma olen sellega ja ma usun seda täiesti, aga üks ainus asi, mis mulle ei meeldi, me oleme pannud rõhu valesse kohta. Me oleme väga pannud rõhu finantsmaailma ja me mõtleme siit raha. Selle asemel, et otsisid Jumala riiki ja siis antakse sulle kõike muu peale kauba. Et Jumal tuleb panna esikohale, Jumala asjad tuleb panna esikohale ja siis ta ütleb, et minu õnnistus on see, mis teeb su rikkaks ja oma vaev ei lisa midagi sellele juurde. See ongi see, ma olen rääkinud seda sama, läheb kohe ülistusse, et see on see sama, kui see 2008 Lehman Brothers pankrotti läks. Kujuta ette, inimesed läksid reedel koju, ilus kena, kõik kena, esmast tulevad tööle ja tööd ei ole enam. Me räägime 5000 inimesest ühes selles kontoris ja üle öö ilma ja mitte ainult tööst ilma, nad jäid kõigest ilma. Nad ei saanud ei koondamistasusid, mitte midagi ja neil oli investeeritud pensionifondid. Ja nad olid, me räägime miljonitest, inimestel olid miljonid kõrvale pandud, mis läksid niimoodi, nad kõigest ilma. Ja ma mäletan seda ühte nagu raadiosaadjat, ma kuulasin, ma eriti raadiot ei meeldi kuulata, kuna mul üks töökaaslane muudkui kuulas raadiot, siis ma olin sunnitud kuulama raadiot. Ja siis seal oligi, kuna nad tahtsid kogu aeg kuulati uudised, et mis saab, sest Iirimaa oli läbi, pankroti äärel oli ka Iirimaa. Ja inimesed teavad, mis saab. Nüüd ette, riik on sul siukses seisuses,
kus ta läheb kohe pankrotti. Sa räägid, kas või Iirimaal sa räägid, et sul oli töötus oli 4% ja üle ühe kuuga, tookord ühe kuuga, oktoobrikuuga, töötus läks 26%-le. Kujutast ette, kui sul on 1 000 000 inimest, siis 250 000 inimest kaotas kuu ajaga töö. Ja seal inimesed olid paanikas. Nad ei teadnud, mis saab, see stressi kogus, sa kogesid õhus. Reaalselt sa kogesid stressi, sa kogesid paanikat, õhus, atmosfääris oli tunda. Aga mis ma tahtsin tuua, see paar rääkis, ütles, et me ei tea, mis saab, me ei tea, mis saab, me ei tea, mis saab, pisarates, me ei tea, mis saab. Me oleme 60-sed. Ma ei mäleta, meil on 5 aastat jäänud pensionini. Me jäime kõigest ilma, kogu oma elusäästud, mis neil oli üldse kogutud, me kaotasime kõik, me ei tea, mis saab, meil pole enam aega koguda seda raha. Ja mina mõtlesin tol momendil, kui teil on vaja Jeesust või kui me oleksime kristlased ja kuidas meie mõtte maailm peaks olema, panin puutse, eksisin, oleks pidanud kuulama Jumala vaimu häält ja jäin ilma oma vea tõttu. Ma ütlesin, aga Jumal, sa oled suurem. Sa suutsid mulle anda selle 500 000 praegu, mis see 500 000 sulle uuesti anda? Ja see näitab seda, et me oleme vaimselt tugevad ja küpsed. Ja nagu ma olen öelnud, me oleme ainult nii tugevad ja küpsed, kui see, mis meid ümber lükkab. Ja see ongi see, et tihtipeale ma ütlengi, et inimesed, ma ütlen, et kui raske on, kui palju ma kuulen, inimesed, me ei jõua koguduses käia, me ei taha käia. Me teenime Jumalat. Me teenime Jumalat. Jesa kirjas ta räägib või on see üks kiri, ta ütleb, mis kirjas see on, kui võib-olla mulle ei tule meelde, kus ta ütleb, et te ehitate oma kodasid, te istutate viinapuid, te teete kõike seda, aga te olete jätnud, mis Jumal ütleb seal? Keegi ei tea, keegi ei julge öelda. Te olete jätnud minu koja unarusse, te olete unustanud ära minu koja. Ja kuna te olete unustanud ära minu koja, minu asjad, ei õnnestu teil ka teie asjad. Ja see on see põhjus, mis ma näen tegelikult ka kristlaste puhul väga palju. Nad elavad laenudest, nad elavad sellest, nad ütlevad, et see on Jumala õnnistus, Jumal õnnistas mind. Aga tegelikult, kui sa võtad laenu, see ei ole Jumala õnnistus. Sest laenu võtja on, mis Piibel ütleb? Täpselt. Järelikult, mis see tähendab? Sa pead selle tagasi maksma varem või hiljem. Välja arvatud, kui laenuandja tuleb ja ütleb, et kuule, Jumala vaim ütles mulle ja ole armane, ma annan kingin sulle selle. Aga sina ei saa seda talt nõuda. See on see, kuidas Jumal tegutseb. Aga kui teete, mõned kas siis laenu või võtta? Ikka võid võtta, ole juhitud Jumala vaimust. Jumala vaim ütleb, võtta laenu, võtta ja usu Jumalat kiiremalt tagasi maksma, mis iganes. Aga küsimus on alati nende asjade puhul. Näiteks mina mõtlesin, täna kuulsid ilusad helisid Võru linnas? Ei kuulnud. Kuulsid? Rõugest ei olnud kuulnud? Ei ole või? Rõugest ei kosta? Okei. Mina tean, et me töötasime kunagi Haanjas siin talvel tehti häired, siis sinna oli küll kuulda. Ja see oli nii kõva häire, et me olime 2 meetrit kaugel. Aga tead, mis ma mõtlesin? Selle mõtte, mis mulle mõte tõi käes, kus häire kestis 2 korda või 3 korda, ma mäletan palju see oli. Ja tead, mis mõte tekiks? Okei, see on õppus, see on häire. Aga mis siis saab, kui päriselt on? Mis siis saab? Mida inimesed teevad? Okei, maailma inimesed, ma saan nendest aru. Neil lootust ei ole, neil on hirmud, asjad, mis tulevad. Aga meie kristlastena. Ja, sa ei kuule midagi, sa ei tea midagi, tuled sõidad linna, näed, Võru linna polegi enam, mis iganes. Aga mis sa siis, saad aru, et reaalsus on see tegelikult, et mis ma tahan välja tuua, et tihtipeale oma kujutlusvõimes, oma olemuses me tunneme, et me oleme nagu ma ütlesin, ma reaalselt, kus oleks mulle tookord öelnud enne jooksmist, et sa oled nõrk, kuule, ära mine jooksma 200 meetri pärast, on su jalad piimhapet täis ja sa teed meie tiimi viimaseks. Ma oleks naerunud nad välja. Miks? Sest oma kujutlusmaailmas, oma sellest, kuidas ma tundsin ennast, ma tundsin, et ma olen äge, tugev. Aga reaalselt oli, kui surve tuli, ma tõdesin,
reaalselt ma ei olnud. Ja see ongi see, ka täna mina mõtlesin, kui see häired asjad olid, mõtlesin, kui see päriselt on. Kas ma seisan julgelt, kas ma seisan? Vaata, kui olen kuulnud, et inimesed ütlevad, püst pannakse otsa ette, mis sa teed siis? Midagi, ma seisan julgelt. Okei, me võime seda öelda, sest keegi kuskil on teda teinud, aga me istume ja vaatame oma südamest ja ma ausalt, Jumal, et kas ma olen ikkagi see inimene? Kas ma olen see inimene? Sest et, ja ma ütlen ausalt, igaüks saab hinnata ise ennast sellega, mõtle, mis on sind ümber lükanud. Kui väiksed asjad tegelikult selle kõige kõrval siin maa peal. On ju nii? Ja see ongi see, ja see näitab seda tegelikult, et sellega me saame hinnata, kui tugevad on meie vaimud. Kui tugevad me oleme vaimselt. Sest ma ütlen ausalt, tugevus tuleb mille läbi? Selle läbi, mis survega sa silmitsi seisad. Amen. Ja see ongi see, et kuna sa viimati uskusid Jumalalt 50 eurot, kuna sa uskusid mida iganes, et selle asemel ma võtan valu vaigisti, või ma ei võta, ma seisan usus, et see lahkub. Niisugused väiksed detailid. Vahepeal on niimoodi, mina olen läbi kukkunud, ma võin ise endast rääkida. Uskusin Jumalat, et ma ei võta valuvaigised, pea hakkas valutama, ma ei võta, siis on usus, 5 päeva läks mööda, et siis andke 2 tükki mulle. See on see, et ma olen läbi kukkunud, sest mul sai villand. Jumal ütles, kukkus läbi, ma ütlesin, Jumal, ma tean, anna andeks, parandasin meel. Amen. Et see ongi see, et need on need asjad, kus me ütleme ja me ei taha jõuda sinna kanti, kus meil ei ole võimalust, teist võimalust. Nagu ma ütlen, et on see Ukrainas praegu, mis toimub, me ei tea, mis Iraanis toimub, see on üldse lukku pandud, on ju, ja Iisraelis, mis toimub, me ei tea, või Aafrikas inimesed usu või sure, või Lõuna-Ameerikaski. Need kohad on, ja selle koha pealt me peaksime olema, Jumal, me oleme nii tänulikud, me oleme nii imeliselt tänulikud, me võtame ekstra aega sinu sõnasse, võtame ekstra aega, et meieni see ei jõuaks. Amen. On ju nii? Võtame ekstra aega, Jumal, sinu sõnasse, iga päev ekstra aega. Uurin su sõna, kasvatan ennast, saan tugevamaks ja kui mul tuleb võimalus seista, siis ma seisan. Nagu Jerry Savelle ütles, et Jumal, kaua veel? Kus ta ütles? Jumal ütles, seisa, kaua veel, seisa, kaua veel, seisa. Ma ei mäleta täpselt, ta ütles, et kaua veel, seisa. Kuni käes, seisad, kuni on käes. Kaua veel, seisa. Ja kui te olete võidnud head usuvõistlused, seiske või mis kirjakohad on, mul lihtsalt ei tule praegu meelde. Aga meil tuleb seista. Amen. Halleluja. Ja me saame näha imelise aega. Amen. Amen. Halleluja, halleluja. Ma olen nii tänulik, et ma olen päästetud teel taevasse. Amen. Amen, amen, amen. Ja Piibel ütleb meile, hoidke oma päästet, kuidas? Kaartuse värinaga, amen. Et mida rohkem ma olen sõnas olnud, mida rohkem ma palves olen olnud, mida rohkem ma olen käinud Jumalaga koos, seda rohkem ma kogen ja tajun, mida see ei ole lihtsalt, et me teeme, mida tahame, käime, kuidas tahame, käitume, kuidas tahame ja see on okei. Jumal ootab meilt midagi. Jumal ootab meid. Ta kutsub meid olema teistsugused sellest maailmast. Amen. Amen. Halleluja. Me vaatame ja loeme otse Piiblist täna mõningaid asju ja peatume. Ma tahan minna kahte kirja. Me läheme kõigepealt 1. Peetruse kirja. Amen. Ja me loeme 1. peatükist. Ja siit ütleb, kiidetud olgu 3. salmist, ja ütleb, kiidetud olgu Jumala, me issanda Jeesus Kristus Isa, kes oma suure halastust mööda meid on uuesti sünnitud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Mis ta on teinud meiega? Mis ta tegi meiega? Sünnitas meid milleks? Elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Amen. Ta on meid üles äratanud ja tõstnud elavaks lootuseks. Kadumatu, rüvetamatu, närtsimatu pärandi saamiseks, mis taevas on tallel teie jaoks.
mida Jumala väega valvatakse usu läbi pääste jaoks, mis on valmis ilmiks tulema viimsel ajal. Sellest te väga rõõmustate, kuigi te nüüd vajadusel korra pisut kurvastute mõnesugustes kiusatustes. Meil on mõningad kiusatused siin maa peal. Amen. Aga piibel ütleb edasi meile, et teie usk, kui see on läbi katsutud, leitakse millisena olevat. Kalli hinnalisem olevat kullast, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse ja oleks teil kiituseks ja hiilguseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Amen. Mida teeb kiusatus? See paneb meie usu proovile. See on täpselt sama, mis ongi, see on teatud tüüpi raskused, mis tulevad. Teatud tüüpid, mingid mingi asi ründab sind. Kiusatus on see, või teistsõnu see sõna on katsumus. Ja kui me selle läbi läheme, see paneb meie usu proovile. Ja kui me peame vastu, siis see usk kasvab, saab puhtamaks ja vägevamaks kui kuld. Ta ütleb, et see usk, mis on vastu pidanud, on kalli hinnalisem kui kuld. Oled sa vahepeal olnud katsumuses ja oled läbi kukkunud? On olnud see probleem? Jah, meil kõigil on see olnud. Ja milline pettumus on? Ja ma tean seda, ma ise olen. Ja me läheme Jumala ette, parandame meelt. Aga oled sa olnud katsumuses ja sa oled võitnud? Oled. On sul mingi katsumus olnud ja sa oled võidukalt välja tulnud? Jumal on, mis tunne on? Võitja tunne on, äge tunne on, wow, ma sain hakkama. Ja kuidagi see ongi see, kus me peame kogu aeg jõudma, et me usk pannakse kogu aeg proovile. Mitte, et Jumal paneks proovile, aga see elu, kus me elame, see paneb selle proovile. Ja kui me kui me usk pannakse proovile ja me võidame ja tuleme läbi, siis usk muutub milliseks? Kalli hinnaliseks, kallimaks kui kuld. Amen. Ja teie usk, kui see on läbi katsut, leitakse kalli hinnalisem olevat kullast, mis kaob ja siiski tules läbi katsutakse ja oleks teil kiituseks ja hiilguseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Milleks see usk muutub? Kiituseks ja auks. Kellele? Jeesusele Kristusele, kui ta ilmub. Kui teete, miks on vaja, et me usk läbi katsutakse? Ja see puhastub ja see muutub kalli hinnaliseks, see toob au kellele? Jumalale. Amen. Ja see on üks põhjus, miks on vaja saada tugevaks, seestpiselt, tugevaks üldse Jumala sõnast, tugevaks Jumala asjades. Et iga väike asi, iga väike katsumus tuleb, ma kohe ei viska pikali, ütled, elu on nii raske, elu on nii... Me teenime üleloomulikku Jumalat. Me teenime võimast Jumalat. Amen. Kes saavutate usu eesmärgi hingede õndsuse. Seda õndsust või päästet on uurinud ja juurinud prohvetid, kes on ennustanud teile määratud armust. Juureldes seda, milline ja millise aja kohta teateid andis Kristuse vaim nende seest. Kui ta ette ilmutas Kristuse tabavaid kannatusi ja neile järgnevaid austusi. Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile oli kasuks see, mis nüüd on kuulutatud teile nende kaudu, kes teile taevast rääkitatud püha vaimu läbi on toonud evangeeliumi ja sellesse igatsevad inglitki vaadata. Ta on rääkinud, prohvet on juurelt, mis Jeesusega on juhtunud. Jeesus suri meie eest ja see tuli meile kasuks ja seda on meile räägitud. Amen. Aga vaata, mis ta nüüd ütleb. Selle kõige pärast. See, mida Jumal meile tegi, sellepärast, et me usk on võimalik, katsutakse läbi. See toob austust Jumalale, me oleme päästetud saanud, me oleme õndsaks saanud. Sellepärast vöötage oma meeleniuded ja olge kained ja lootke täiesti armu peale, mis teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Mis ta ütleb? Vöötage, mis asi? Oma meeleniuded, mis see on? Pange oma mõtlemine kuhu? Kontrolli alla. Võtke oma mõtlemine kontrolli. Kui sõna kuulelikkuse lapsed, ärge anduge
millele? Endistele himudele, nagu siis, kui teil puudus õige teadmine. Vaid nõnda nagu see, kes teid on kutsunud, on püha. Milline ta on, kes on meid kutsunud? Mis on tema iseloomujoon? Ta on püha. Saage ka ise pühaks. Kuidas? Kõigis eluviisides, sest on kirjutatud. Mida? Olge püha, sest mina olen püha. Ja ette appi hüüate teda kui isa, kes isikule vaatamata mõistab kohut iga ühele. Mida? Kuidas? Tegu mööda, mida mööda mõistetakse kohut? Tegu mööda. See on põhjus, miks me peame muutuma pühaks. Nõnda nagu tema on pühaks, sest kohus tuleb meile kõigile. Ma kuulasin ühte lõike, ma ei ole teda täispika jutlust kuulata, aga tal on hästi palju neid nagu tal on seal internetis reels, kui sa on lühikesed kokkuvõtted. Ja ühes kohas ta räägib, üks naisterahvas on Austraaliast ja ta ütleb, et ühel päeval me kõik seisame kohtujärje ees. Me kõik. Ja seal tehakse otsus, 2 otsust. Emba kumba siis. Ja need on, mis arvad, mis otsus need on? Kas sa lähed taevasse ja sa lähed põrgusse? See on kõik. Rohkem otsuseid seal ei ole. 2 otsust, taevas või põrgu. Ja siis ta ütles, et ma luban sulle, et mitte keegi ei ole Jeesuse ees ja ei ütle või ei hakka ütlema, et miks sa küll ei rääkid mulle veel vägevamat või tugevat, miks sa ei manitsed mind rohkem, miks sa ei kutsunud mind rohkem korrale, mitte keegi ei ütle seda siis, miks need jutused olid nii tugevad või niisugused manitsevad ja mitte keegi ei ütle. Nad ütlevad, miks sa rohkem ei manitsed mind, miks sa rohkem ei rääkinud mulle, sa olid mu naaber, sa ei rääkinud mulle Jeesusest. Miks? See on see, mida me seal hakkame kuulama. Siin maa peal võib-olla neile ei meeldi, aga ma luban sulle kohtujärje ees, kui nad seisavad seal ühel päeval, ja me ise seisame seal. Siis me mõtleme, miks me ei võtnud rohkem õpetust, miks me rohkem ei kuulanud, miks me ei lahtnud ennast rohkem õpetada, manitseda. See on see, mis ta räägib, hakkasin mõtlema, see on väga õige. Mitte keegi, eriti need inimesed, kellele Jeesus ütleb, et kahjuks sa ei saa taevasse tulla. Sest sul anti valik maa peal. Või need inimesed, kellel ei olegi valikut või ma ei tea. Ja kui teete, meil kõigil on olemas naabrid, meil on kõigist lähedad, tuttavad ja kui te seisad kellegi ja sul on hea sõber on seal. Ma tean, et siin keegi ei ole, me kõik kuulutame evangeeliumi. Aga kui teete, kui keegi kuskil, tal on parim sõber, et säilitada siin maa peal seda sõprust ja head suhet selle inimesega, ta kartis rääkida talle evangeeliumi või kutsuda korrale öelda, et ma ei ole nõus sellega, mis sa teed, see on vale, mis sa teed. Paranda me, et sa vajad Jeesust. Siis ma luban sulle kohtujärje ees. Need inimesed ütlevad, miks sa ei rääkinud mulle, mis sul viga oli, mida sa kartsid. Sa ei andnud isegi mulle võimalust mitte. Tegelikult see on see, mis seal saab olema, mida me kuuleme. Amen. See on see, et ja me hakkame, ütleb, ja meile mõistetakse kohut meie tegude mööda. Teades, et teid ei ole, miks? Teades, et meid ei ole kaduvaga, hõbeda või kullaga lunastatud, mille teie tühiseist esivanemalt päritud eluviisidest. Ja sihukest asja Jumal ei kuula kindlasti. Minu ema oli selline, minu sõber oli selline, meil olid need pärimused, meil on eestlaste kultuur. Tead, eestlased on kõige paganama rahvas üldse, mis annab olla. Kui sa vaatad Eesti kultuuri, me kummartame igasuguseid kujusid, asju, kive. Isegi kui sa mõtled, tegelikult kui me räägime, ma olen seda mõelnud, ma sain tegelikult pihta, ma ei ole öelnud, et ma pihta sain, aga vastlapäevad. Ma sain sellega pihta, aga tegelikult ma olen kunagi mõelnud, mida see on, me kummardame viljakuse Jumalat sellega. Mulle meeldis vasta
kreega mäest alla lasta. Aga tegelikult oli see, mida pikem liug, seda pikem lina. Me tegelikult teeme midagi ja kummardame ebajumalaid oma tegevustega, et õnnista mu linakasvu, õnnista mu seda. Aga see tegelikult on kõik ebajumala teenistus. Või võtame teine asi on rahvatants või ütleme meie pärimustantsud. Kellel meeldib see? Ma tean, et ilus vaadata rahvatantsu ja kõike, aga kui sa kuulad neid lugusid, laule, need on need loitsulaulud. Ja tegelikult see on järjekordselt ebajumala kummardus. Kas me oleme nii pühad, et me oleme nõus sellele keerunud, et ei, ma ei võta sellest osa, ma ei kuula seda. Miks? Sest see on tegelikult, see on küll hea, siuke hingeline asi, aga kui sa kuulad neid laule ja kuulad, et või laulame selle lausta harakale valu ja mis need on, need igased asjad, me jälle loitsime. Ja see oli see põhjus, kui me vaatame läbi testamendi või läbi piibli, miks Iisrael kannatas, oli see, nad hakkasid teenima ebajumala kujusid, asju. Samas me ei tohi unustada, nad teenisid Jumalat samal ajal. Nad teenisid kõike. Me peame valvama, keda me teenime. Ja see nõuab üht-teist pühendumist, see nõuab üht-teist muutumist, see on see esivanematelt päritud eluviisid, see on tühine, ütleb Jumal. Ja see ongi see, et see on minu pärimus. See on minu pärimus. Enam ei ole. Nüüd on meie pärimus on Kristus. Meie pärimus on Jumal, meie pärimus on Jeesus. Ma tean, et see võib-olla ei ole nii meeldiv, aga kui me tahame näha üleloomulikke vägevaid tulemusi, siis see on see, mida me peame tegelikult tegema. Amen. Sest ta ütleb, et mis asjad ta ütleb, et hõbeda või kullaga lunastatud teie tühisest esivanemaid päritud eluviisidest, vaid me oleme lunastatud, kuidas? Kristuse kui veatuma ja laitvuda talle kalli verega, kes küll oli ette määratud enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud ilmseks teie pärast, kes tema kaudu olete usklikud Jumalasse, kes tema surrust üles äratas, temale andis au, nii et teie usk on ka lootus Jumala peale. Amen. Meid on lunastatud millega? Jeesuse, Kristuse veatu kalli verega. Need tühised, need esimate pärimused, meie pärimused on tegelikult absoluutselt tühised selle kõige kõrval. Aga kas me oleme piisavalt julged ütlema oma tuttavad, ma ei tee seda, ma ei naera rumala naljaga, ma ei lähe sinna, ma ei käi öistel olemustel, ma ei tee neid asju, mis ei too au Jumalale. On ju nii? Et te olete oma hinged puhastanud tõe sõna kuulmises, teesklamatuks, vennalikuks armastuseks, siis armastage üksteist innukalt ja südamest. Kuidas me peame hoolima üksteisest? Innukalt ja südamest. Mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest Jumala elava ning püsivast sõna läbi. Sest kõik liha on nagu rohi ja kõik tema hiilgus nagu rohuõieke. Rohi kujub ära, aga õieke variseb maa. Aga issanda sõna püsib igavesti ja see on see sõna, mis teile on rõõmu sõnumina kuulutatud. Mis on Jumala sõna meie jaoks? Rõõmu sõnum. Amen. Aga küsimus on see, kas me võtame seda vastu kui rõõmu sõnumit. See on see, Piibel ütleb, et teatud asju Jumal ootab, et me muutuksime, me elaksime püha eluviisi. Kas see on meile rõõmusõnu? See peaks olema rõõmusõnu, sest see on meile kasulik. Olla teistsugused. Amen. Aga lähme nüüd Efesose kirja. Ma tahan sealt lugeda. Vaatan. See on, ma arvan, et see on, lugeda seda lõiku, ma kõike ei loe, aga me loeme. Ja me saame aru, et meid on lunastatud, aga nüüd Jumal kutsub meid ka teatud eluviisi elama ja kuidas me püsime selles kõiges. Ja teatud eluviisid, mis meile peavad, see on siis, me lähme
4. peatükk 17 salm. Seda ma siis ütlen ja hoiatan teid issandas. Mida ta ütleb? Ta ütleb meile midagi ja ta hoiatab meid. Amen. Et ei elaks enam nagu ka paganad elavad oma meele tühjuses. Kuidas paganad elavad? Meele tühjus. Mida see tähendab? Mis meelel, see keelel, mis kuskilt tuleb, selle vastu võtan, mitte mingit kontrolli ei ole. Jumal kutsub meid, võtke oma meeled kontrolli alla, võtke oma mõtlemine kontrolli või muutke oma mõtlemist. Aga ta ütles, siis ma hoiatan teid, see on hoiatus issandas, et me ei elaks enam. Kes pimestunuina mõistuse poolest ja võõrdunuina Jumala elust, neist pesitseva rumaluse ja nende südame paatuse tõttu on südame tunnistuse tuimaks jäänud ning endid andnud kõlvatuse kätte kõike ropust ahnest tegema. Miks inimesed teevad kõike ropust ahnesti? Sest nende südame tunnistus on läinud tuimaks. On ju nii? Tead, et iga inimesel on ka maailmas südame tunnistus olemas. Ja kõik teavad, mis on õige ja vale. Aga kui sa teed midagi piisavalt kaua, siis südame tunnistus läheb tuimaks. Mõni valetab kogu aeg. Lõpuks tarjub ära, hakkab ise uskuma oma valesid. Või mõni varastab. Esimest korda varastas, tundis on vale, varastas teist korda ja nüüd on niimoodi tavaline asi varastada, teenib elatis sellega. See on see, kuidas tuimaks läheb. See on täpselt samamoodi, kui me laseme selle maailma liberaalse mõtlemise enda sisse, räägime sellest, kas me räägime sellest, mis praegu toimub, see geid, homod, asjad, on kristlasi, kes on lasknud selle sisse. Mis on kõige kohutavam, siin on isegi teatud ma ei tea, mis kirik või kus see oli, aga oli see, nad tundsid uhkust, meil on esimene lesbi pastor. Nad oli suur artikkel, oli sellest, ma nägin ainult pealkirja sellest. Tegelikult see on, kus see tuleb? Kui Jumal ütleb, see on nõme, see on rõve ja nüüd me ütleme, et me oleme nüüd teenime Jumalat, see näitab seda, et südame tunnistus on absoluutselt tuimaks läinud. Ja me ei võta enam kuulda tõde, vaid me võtame seda valet, mida räägitakse ja pakutakse igal pool. Ja kuulame seda liberaalset maailma rohkem. See ongi see, mis piirdub, ärge mugavduge selle maailmaga, sest see hiilib tasahilju sisse. Aga lihtsalt mugav on olla selle maailmaga. Mugav on olla kõikidega hästi läbi saada. Ei ole hullu midagi, küll kõik hästi läheb. Sa saad ühel päeval, kui ta ei usu Jeesus, ta ei saa taevasse. Ja meil peab olema piisavalt julgust seda öelda neile. Ja ka kristlaste puhul on samamoodi, ükskord päästa, ei ole olemas sihukest asja. Jumal ütleb, parandage meelt, elage püha, tooge Jumalale austust oma eludega. Amen. Aga vaatad ütleb, mis 20 salm ütleb, aga nõnda ei ole te õppinud Kristust tundma. Kui te tõesti olete temast kuulnud ja temast õpetatud, nõnda nagu tõde on Jeesusest. Ja mis on tõde Jeesusest? Kui teete, nüüd ütleb, tõde on Jeesuses mingi. Et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene. Vana inimene, Piibel ütleb ka, kui me sünnime uuesti, me oleme uued loodud Kristus Jeesus, vana möödunud, vaata, uus on tekkinud. Järelikult seda vana sind ei eksisteeri tegelikult enam. See vana on hävinud, see on surnud, mis iganes, sa oled uuesti sündinud. Ja teil tuleb, ja see on see, kui me oleme tõesti kuulnud ja õpetatud Jeesusest, nõnda nagu tõde on Jeesus. Tõde Jeesus ütleb, et teil tuleb enesest ära heita endise elu poolest vana inimene, kes ennast hävitab järgides petlikke himusid ja saada uueks oma meele vaimus. Jälle me näeme, meil tuleb ära heita vana inimene ja muuta oma meeled. Jälle. Peetrus ütles seda sama. Meil tuleb midagi teha oma meeltega. Rooma kirjas öeldakse seda sama. Aga see on tõde Kristusest, meil tuleb endast ära heita vana inimene, kes hävitab ennast petlike himudega. See on tõde Kristusest. Ja saada uueks oma meele vaimus ning riietuda uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse pühad sisse. Meil tuleb midagi selga panna. Jumala õiglus, Jumala tõde, Jumala olemus tuleb selga panna. Amen. Sellepärast, vaata, selle kõige pärast jätke maha midagi. Vale,
ja rääkige tõtt igaüks oma ligimesega, sest me oleme üksteise liikmed. Mis me peame omavahel tegema? Tõtt rääkima, me ei tohi valetada. Aga ma ei saa ju kogu aeg tõtt rääkida. Me saame absoluutselt alati tõtt rääkida. Aga vahepeal valged valed? Ei. Mis vahe on valgel valel, mustal valel, sinisel valel, rohelisel valel? Kõik on vale. Mul on inimesed öelnud vale. Kas sa räägid kogu aeg tõtt? Jah, ma räägin kogu aeg tõtt. Aga ma ei pea sulle kõigest rääkima. Ja on mõningaid asju, kui inimesed tulevad küsima või mina olen küsima. Ja kui sa ei taha rääkida, sa võid öelda ausalt, ma ei taha sellest rääkida. Ongi kõik. Või kas see on tõde või see on vale või kas see oli nii või nii, kas see oli nii või ei olnud nii, see ei muuda sinu elu. Sest Piibel ütleb, et tihtipeale inimesed tahavad eriti see tuleb selles kohas, kus inimesed tahavad väga toppida oma nina teiste asjadesse või teise ellu. Ja Piibel ütleb, ära ole sina teisse ellu nina toppimisega, teiste asjade toppimisega. See ei peaks olema meie eesmärk, et kogu aeg nina, mis seal toppib. No me vaeva oma eludega, kasvame, see on see riietume Kristusega. Tihtipeale me tahame valvata, kas tema on. Ei, riietume ise Kristusega, paneme selga Kristuse rüü. Amen. Ja siin ta ütleb, me oleme üks liikmed, vihastuge, aga ärge tehke pattu. Ärge laske päeva looja minna oma vihastusele. Järelikult, kui sa oled vihastunud, enne kui päev looja läheb, pead sa selle ära lahendama. Muidu sa teed pattu. Kes tahab pattu teha? Ei taha. Nii vihastuge, me vihastume. Aga ära tee pattu ja ära lase päeva looja minna oma vihast üle. Ära mine vihasena magama. Kui sa lähed vihasena magama, siis sa oled tõenäoliselt teinud pattu. Mina ei öelnud seda. Rääkige Jeesusega. Ärge andke maad kuradile. Miks ta ütleb ärge tehke seda? Sest selle läbi me anname maad kellele? Kuradile, kes varastab, ärgu varastuga enam, vaid tehku pigemini tööd ning sootagu vara oma käte tööga, et tal oleks jagada selle, kellel on puudus. Ükski nurjatu sõna ärgu tulgu teie suust, vaid ainult seesugune, mis on head tarvilikus kasvatuseks ja see pakuks mõnu kuulajaile. Ja ärge kurvastage Jumala püha vaimu, kellega te olete otse kui pitserga kinnitud lunastuse päevani. Kui me teeme valesti ja käime selles meele tühjuses ja käime nende maailma viiside järgi, me tegelikult kurvastame mida või keda? Jumala püha vaimu. Kõik kibedus ja äkiline meel ja viha ja kisa ja pilge jäägu teist kuhu? Kaugele. Ära ühes kõige pahaga. Kõik, mis asi? Kibedus. Mis on kibedus? Ma olen pahane, ma olen see, ta oleks võinud. Inimesed kibestuvad. Äkiline meel, viha, kisa, pilge, jäägu kaugele maha, ühes kõige pahaga. Aga olge lahked üksteise vastu, südamlikud, andke andeks üksteisele, nõnda nagu Jumal Kristuses teil on andeks andnud. Kuidas me peame andeks andma? Nõnda nagu Kristus on sulle andeks andnud. Kuidas Kristus sulle on andeks andnud? Ja kui palju ta sulle on andeks andnud? Kõik. Siis tuleb ka meil õppida andeks andma. Kas pole huvitav? Aga see nõuab teatud meele uuendamist. See nõuab teatust. See ongi see, kuidas me eraldume sellest maailmast. Oleme teistsugused. Sest Peetrus kirjutas, et me oleme lunastatud kalli verega. Me ei saa midagi erilist. Me oleme teistsugused. Aga jälle on see, et siin tuleb see otsustaja. Siin ma olen teistsugune, ma ei ole enam selline.
ja ma ei võta neid pärimusi, kui inimene tuleb ütlema, et need on tühised. Kristus on midagi erilist. Sest ühel päeval me seisame Jumala autrooni ees, anname talle vastust igast teost, igast sõnast. Ja see ongi see koht, kus on see kasvamise aeg meie jaoks. Me peaksime juba päevalt muutuma järjest rohkem ja rohkem Kristus annaks, rohkem täiuslikumaks, rohkem rõõmsamaks, rohkem rahulikumaks, vähem kibestuma, vähem kisama, vähem jonnima, vähem tegema neid asju ja palju rohkem olema Kristuse sarnased, sest me riietume Kristusega. Sa oled täna pannud endale riided selga, on ju nii? Kas pole mitte niimoodi? Amen. Tuleb meil ka riietuda. Nii, siis võtke nüüd 5.1, loeme veel siin teel. Siis võtke nüüd Jumal ennestele eeskujuks nagu armsad lapsed. Maailmas on meil alati keegi eeskujuks. Oleme öelnud, et meil on ema eeskujuks, meil on isa eeskujuks, meil on inimesed eeskujuks, meil on poliitikud eeskujuks, meil on õpetajad, meil on sportlased, kellelgi on keegi kuskil eeskujuks. Aga meile võtame kelle eeskujuks? Jumala. Siis võtke nüüd Jumala eeskujuks nagu armsad lapsed ja käige armastused, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud, on iseenesest andnud meie eest, anniks ja ohvriks Jumalale magus lõhnaks. Kuidas ta armastas meid? Ta andis enda meie eest. Amen. Aga kuula nüüd, 3. salm. Aga hoorus ja kõik roppus või ahnus olgu nimetamata tee seast, nõnda nagu sünnis on pühadele ja riivatus ja rumalad sõnad või tühised naljad, mis kõik ei sobi, vaid pigemini olgu tänu. Tihtipeale me loeme, hoor, kõik ropp, aga ahnus. Olgu nimetamata tee seast, nõnda nagu sünnis on pühadele ja riivatus ja rumalad naljad või rumalad sõnad või tühised naljad, mis kõik ei sobi, vaid pigemini olgu tänu, sest seda te teate tundnud, et mitte ühelgi hoorel ega ropul ega ahnel, kuna ta on ebajumala ori, ei ole pärandit Kristus Jumala riigis. Vaata, mis ta ütleb. Ükski ärgu petku teid tühjade sõnadega, sest niisuguste asjade pärast tuleb Jumala viha sõna kuulmatute laste peale. Kelle peale tuleb Jumala viha? Vaat see on üks asi, me peame valvama ka kristlastena, mida me teeme ja kuidas me käitume, sest ka Jumala viha võib tulla sõna kuulmatute laste peale. Me oleme Jumala lapsed ja kui oleme sõna kuulmatud Jumala lapsed, siis võib juhtuda, et Jumal saab meie peale pahaseks. Nagu ema ja isa on ju, oma laste peale. Kui nad sõna ei kuula, me saame pahaseks nende peale. On ju nii? Oled sa seda kogenud lapsepõlves? Välja arvatud siis armastada taga ei ole kunagi, ta oli kõige tublim ja parim laps. Ei ole kunagi pahandada saanud ja midagi kunagi halvasti teinud. On ju nii? Ei olnud nii päris. Ja. Samamoodi Jumal ootab meist sõna kuulelikkust. Aga see tuleb, kuidas tuleb ükski ärgu petku teid tühjade sõnadega. Ärge siis saage nende kaaslaseks, sest olite varem pimedus, aga nüüd te olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Me oleme Jumala lapsed, me oleme valguse lapsed. See on teatud, see ongi see täpselt see sama, mis ma ütlen, et praegu on see aeg muutuda. Praegu on see aeg võimalus käia koos Jumalaga. See on praegu kasvada Jumalaga järjest lähedasemaks. Praktiseerida Jumala ligiolu iga päev oma elus. Praktiseerida Jumala lähedust, Jumalaga koos olla iga päev, kuna see valgus hakkab järjest rohkem ja rohkem särama ja välja paistma. Amen. Sest te olite varem pimedus, aga nüüd te olete valgus. Issand, käige nagu valguslapsed, sest valgusvili on. Kuidas me käime valguses? Kõiksugune headus ja õigus ja tõde ja katsuge, mis on Issandale meelepärane. Amen.
me peame leidma, mis on Jumalale meelepärane ja niimoodi peame käituma. Mis on Jumalale meelepärane? Kus me teame, mis on Jumalale meelepärane? Kus me leiame selle? Jumala sõnas, täpselt. Järelikult, mida rohkem me sõnas oleme, mida rohkem me sõnas viibime, seda rohkem me näeme, mis Jumalale meeldib ja muutub meelepärane. Mida vähem oleme sõnas, vaata, siin hakkabki juhtuma see asi järjekordselt, kui palju ma kuulen, aga ma tean seda, ma olen seda juba lugenud, aga mina näen seda, kuna sa viimati piiblit lugesid, kuu aega tagasi. Seal hakkab see jälle seesama deceiving tulema sisse. Ma olen seda lugenud, piibel ütleb seda, ma saan, et see on see järjepidev uurimine Jumala sõna ja tähelepanek, mida Jumala sõna ütleb ja räägib meile, on väga vajalik ja tähtis. Amen. Siis see ei saa meid petta. Õigus tõde, katsumine, siis on meelepärane. Ärgu teil olgu tegemist pimeduse viljatute tegudega, vaid mõistke need pigemini hukka. Sest mis kõik seal salaja nende kaudu sünnib, on häbi öeldagi. Aga kõik saab avalikuks, kui valgus seda paljastab. Sest kõik, mis tuleb ilmsiks, on valgus. Sellepärast ütleb, ärka üles, kes magad ja tõustes üles surnud, siis Kristus valgustab sind. Siis vaadake hästi, kuidas te elate. On ju nii? Me peame hästi vaatama, kuidas me teeme, mida elame. On ju? Mitte kui rumalad, vaid kui targad. Pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad. Ta kirjutab seda 2000 aastat tagasi. Ja mõtle, kui ta ütleb, päevad on kurjad, mõtle, kui kurjad praegu on päevad. Ei ole läinud paremaks. Oled sa tähele pannud? Päevad lähevad järjest hullemaks ja me peame rohkem aega kalliks. Aga kuidas me peame aega kalliks? Mida rohkem jälle me veedame aega Jumalaga. Amen. Ja vaata, mis tuleb, ärge joovastuge viinast, kus tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Ja see on see saladus. See on see saladus, kuidas me suudame püsida ja vastu pidada ja minna selle maailmale vastu ja muutuda on see sama. Rasketel aegadel inimesed pürivad alkoholi poole. Nad joovad, mõned satuvad sõltuvuste sellest, aga piibel ütleb meil, ära joovastu sina, vaid saa pigem täis Jumala vaimu. Kuidas? Rääkides isegi psalmide, kiitusviide ja vaimulike lauludega laudest ängides kannelt Issandal oma südames. Kõige eest alada sa tänades Jumalat ja isa me Issand Jeesus Kristuse nimel. Ja olge allaheitkud üksteisele Kristuse kartuses. Amen. Kuidas me siis suudame seda kõike teha? Mõni ütleb, et Jumal tahab, et me muutuks, Jumal tahab, et teistsuguse. Me peame õppima elama järjepidevat elu täis Jumala vaimu. Meil on ka see, mulle meeldib see laul, tema ligiolus muutuvad asjad tühiseks. Kui me veedame aega tema ligiolus ja Jumala läheduses sõnas ja palves ja oleme temaga koos, siis kõik muu meie ümber hakkab järjest rohkem ja rohkem tühiseks muutuma. See on see, kuidas me suudame muutuda, kuidas me riietume uue inimesega. Meil on kogu aeg tänu, on rasked ajad, ükskõik mis on. Ma ütlen, nagu ma olen öelnud, kui kerge on ülistada kiita Jumalat, kui kõik on imeline kena. Aga kui rasketel aegal me tõstame ikka käed üles, et Jumal, sa oled imeline, sa oled auline, sa oled minu päästja Jumal, sa oled minu varustaja, sa oled minu tervendaja, sa oled minu Jumal, sa oled auliselt hea Jumal. Amen. Ja see ongi see, kuidas me suudame muutuda ja olla teistsugused. Amen. Ja see näitab seda, kui vajalik on see meele uuendamine, arusaamine Jumala sõnast. Ma tahan olla teistsugune. Ma ei taha olla selle maailma moodi, ma ei taha olla. Aga see ongi see, miks paljud kristlased tänapäeval on maailma moodi, nad ei ole võtnud aega, et veeta aega koos Jumalaga. Vaid see maailm on saanud, see maailma mõttelaad on saanud osa neist. Amen. Aga see ongi see, aga me ei tohi unustada, mis ongi see, nagu Peetrus ütles, et ära unusta. Sa ei ole lunastatud hõbeda kullaga, mis on kaduv, või oma tühistest esivanematest pärimusest, vaid sa oled lunatud Jeesus Kristus veatud talle kalli verega. Ja kui me mõistame seda osa, siis see teine pool, kuidas Jumal ootab, et me muutuks maailmas teistsuguseks, muutub palju lihtsamaks ja kergemaks. Aga see ongi see, et jälle, et veeta aega koos Jumalaga olla täis tema vaimu.
Sest ükski asi ei juhtu iseenesest, sest et mida me loeme, mida me kuulame, mis seltskonnas me oleme, selliseks me muutume. Amen. Sest et ma ütlen ausalt, nagu ma enne ütlesin, rasked aegu tuleb. Ja see on see koht, kus ei ole, siis on natukene hilja hakata saada tugevaks või praegu tuleb üks ja kurat teab meie nõrkusi. Kurat ei ründa siin mitte kunagi sinu tugevast küljest. Mitte kunagi. See ei ole mõtet. Näiteks kui võtame siin samas, kurat ei tule kunagi ründama siin suitsetamisega. See on mõttetu. Miks? Jälestab seda. Aga võib-olla on muretsemine. Võib-olla on jonnimine, võib-olla on pahandumine, mis iganes. Mis on nõrgad küljed. Kurat kohe peab. Ma tean, aga kui sa nüüd seisad vastu sellele, mis iganes kellelgi on. Muretsemine, ma seisan vastu ja kui sa paned uksed kinni siit, uksed siit kinni, mida rohkem sa uksi kinni paned, seda vähem kurat sulle ligi saab ja pääseb. Ja rohkem sa oled võidukas ja ükskõik mis ajad tulevad, me seisame võitjatena, me seisame kindlalt rajatud Jumala sõnale ja me oleme see on see, kuidas me ehitame ennast üles. Me saame tugevaks. Miks me paneme kogu aeg selga? Kogu aeg. See ongi see, kuidas me saame vaimselt tugevaks. See on, kui pahandumine tuleb, ma teen otsus, ma ei pahandu. Vihastumine tuleb, ma teen otsus, ma ei vihastu. Aga ma ei suuda. Need on need väiksed asjad, kus me treenime ennast. Sest kui võimalus tuleb, päris võimalused tulevad, see on see koht, kui me seisame, et see väike asi, Jumal on palju suurem kui see. See ongi see, kus me ei kuku kunagi läbi, me juba treenime praegu nende väikeste asjadega, mis me elus on. See on see. Ja siis, kui me oleme need treeningud läbi teinud, siis Jumal saab meile rohkem ja rohkem usaldada. Amen. Aga need on need asjad, et me hakkame riietuma, me saame aru, mis on pühadus, me ei ole lunastatud hõbeda kullaga, me ei ole lunastatud esivanad tühisest pärimustega, ei, me oleme lunastatud Jeesus Kristus peatuga talle kalli verega. Me oleme midagi erilist Jumala jaoks. Ja selles rasketel aegadel, kui tulevad, ükskõik mis on, siis inimesed näevad kuulet. Need on tugevad Kristuses. Halleluja. Kus sa oled tugevad? See on minu Jumal. Ma tahan tunda su Jumalat. Palvetame koos. See on sama nagu Taavet oli koopas. Ja 400 viletsat meest, vaevatud meest tulid tema juurde. Ja need 400 meest muutusid. Mitte Taavet ei muutunud, vaid need 400 meest muutusid. Ja ma arvan, et üks põhjus, miks nad tulid ta juurde, üks oli see, et Jumal saatis nad sinna. Aga teine asi, tõenäoliselt tal oli teatud kuulsus. Teda ajas kuningriik taga, ta oli vaevatud, aga tamas ta oli ikka veel rõõmus, ta ikka veel ülistas Jumalat. Nad ütlesid, et selles mehes peab midagi olema, teistsugust. Sest kui sa mõtled, et Saul ajas oma sõjaväega teda taga, me räägime paarist tuhandest meest, ajasid ühte meest taga. Ja ta ei puutunud Sauli midagi, ta vabandas isegi Sauli, kui ta kuu oli ära lõiganud, kahetses seda tegu. Ja seal oli teatud kuulsus temas. Ükskõik, mis rast on, see inimene kiidab, ülistab alati Jumalat. Ta on alati rõõmus, ta on alati täis rahu. Ta ütleb, et Jumal toob mind välja, Jehova mu karjan, mul pole millegis puudust, halja laasale paar. Vaata, lihtne, see ongi see, et kui me õpime neid samu asju ütlema, siis kui on rasked ajad. Ja rääkima olema naerus. See näitab seda, me oleme kasvanud ja saanud tugevaks vaimselt. Amen. Halleluja, Isa Jumal, me tuleme su ette, Jeesus on su hea, ustav, püha Jumal, ma annan sulle au ja kiitus. Isa, ma tänan selle hea sõna, mis meile täna andsid. Isa, ma tänan, me võime kasvada tugevaks sinu vaimu vähes, sinu jõus ja tugevuses. Isa, sa oled hea Jumal, sa oled ustav õiglane, et meil on võimalus kasvada, tugevaks vaimselt. Isa, tõesti, et kui need tulevad rünnakud või raskemad ajad, Isa, me jääme seisma ja meis paistab see valgus. Me oleme maailma valgus sinu sõna kaudu. Me oleme riietatud Kristusega, Kristuse sarnaks. Isa, ma annan sulle au ja kiitus üles kogu südamest. Sa oled hea Jumal, sa oled ustav ja auline püha Jumal. Ma annan sulle kogu au ja kiituse Jeesuse nimel. Amen, amen ja veel üks amen.